Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Ja nimelt me rääkisime sellest, et kui sul on mingisugune keha, siis ta koosneb osakestest ja nüüd räägime osakestest endast ja energiast, mis neil siis on. Et sul on põhimõtteliselt 2 sorti energiat seal, sul on kineetiline ja kineetiline on see, et nad liiguvad, ehk siis sul on mingisugused osakesed ja nad panevad ringi või siis kui see on tahkis, siis nad tõenäoliselt on mingi struktuuriga, ei pruugi ka olla ja siis võbisevad siin natukene, niimoodi vibreerivad. See on kineetiline energia, ehk siis see energia, mis tuleb nende osakeste liikumisest. Ja siis neil on ka potentsiaalne energia ja potentsiaalne energia on siis see energia, mis neil on, sest nad on omavahel mingis vastastikmõjus. Ehk siis kõigil nendel osakestel, see on see vedru näide, mis me rääkisime, on mingisugune energia, mis on seotud sellega, et millisel kaugusel nad üksteisest on, kui lähedal nad on, kui kaugel nad on. Ja kui me võtame selle kineetilise ja potentsiaalse energia kokku, siis me saamegi siseenergia. Ehk siis siseenergia on kineetiline ja potentsiaalne energia. Ehk siis keha siseenergia on lihtsalt aineosakeste liikumine, mis selle keha sees toimub, pluss siis nagu see, et kus aineosakesed üksteise suhtes asetsevad siis selles kehas. Aga nüüd, kui me räägime siseenergia muutumisest, siis selleks on vaja mingisugust võrdlemist, et kuidas sa tead, et energia suurenes või vähenes, selleks me kasutame sõna temperatuur. Ehk siis sõnaga temperatuur, mida suurem on keha temperatuur, seda suurem on keha siseenergia. Ehk siis temperatuur suureneb, siis ka siseenergia suureneb. Ja vastupidi ka. Nüüd siseenergiat saab muuta ja siseenergiat saab muuta mitmel viisil. Kõigepealt räägime soojusülekandest, ehk siis soojusülekande liikidest ma rääkisin eelmises videos ka, panen siia ka lingi, aga põhimõtteliselt sul võib olla mingisugune keha, ütleme, et sul on kass ja siis see kass on näiteks, laua peal, sest vahel kassid on laua peal. Ja siis see kass seal laua peal, olles ta on soe, siis mingi osa selle kassi energiast liigub sinna lauapinna peale näiteks. Ehk siis kui see laud siit nüüd ära, või kui see kass nüüd laua pealt ära liigub, siis see laud on pärast soe. Kass selle võrra on jahedam, sest meil on selline tore asi nagu soojusjäävus, ehk siis sul energia ei saa nagu kaduda või tekkida, aga mis saab olla on see, et nad annavad seda energia hulka üksteisele, et nii suur soojushulk, kui üks keha ära annab, peab teine ka vastu võtma. Nüüd, mis on üldse soojushulk? Soojushulk, see on lihtsalt, me nimetame keha siseenergia hulka, mis ta ära annab. Ehk siis ütleme, et see kass annab lauale mingisuguse soojushulga, see tuleb tema seest, ehk siis mingi energia tuleb tema seest ja siis läheb lauale. See loomulikult ta ei hüppa niimoodi, on ju, ta on erinevatel viisidel, kas siis konvektsiooni kaudu, siin ilmselt soojusjuhtivuse kaudu, aga ka kiirguse kaudu võib see energia siis kanduda. Nüüd räägime sellest ka, et tegelikult sul on teine viis peale soojusülekande, mis on üks viis, kuidas saab soojusülekanne. See on üks viis, kuidas siseenergia saab muutuda. Teine viis on siis tööd tehes, mehaanilist tööd tehes. Näiteks kui te näiteks tahate lõket teha, siis lõket saab teha selle näiteks puuhalu ja siis selle vibuga, niimoodi, et siin toimub hõõrdumine näiteks ja siis siin see läheb palju kuumemaks ja siis sellest kuskilt see soojus pidi tulema, tuli siseenergia arvelt. Ehk siis on ka niimoodi võimalik keha siseenergiat muuta. Räägime ka nüüd aineolekute muutumisest, mis on samuti seotud siseenergiaga. Ehk siis meil on tavaliselt tahkumine, sulamine, aurumine, kondenseerumine, vahel on ka sublimeerumist vahel käsitletakse, härmatumist ka vahel käsitletakse. Ehk siis räägime tahkumisest. Tahke. Kui miski on tahke, siis see tähendab, et tal on osakesed paigal. Näiteks jää. Või nad ei ole täiesti paigal, nad natuke vibreerivad siin ringi. Aga üldiselt peamine see energia, mis siin on, kui me võtame siseenergia, siis siin on nagu seda potentsiaalset energiat on palju ja seda kineetilist energiat on vähe. Siis kui me võtame vedeliku, ehk siis sulamine, ehk siis ütleme, et meil oli jääkuubik, nüüd me anname talle mingisuguse soojushulga ja nüüd on vedelvesi.
ehk siis nüüd on vedel, ehk siis nende osakeste vahel on endiselt mingisugused nagu, nad on siin mingi loiguna, on mingisugused mõjud, aga need ei ole enam nii suured kui olid tahkel, ehk siis potentsiaalne energia on natuke väiksem. Nii tegelikult ei ole ilmselt kaval joonistada, ma ei suuda nii täpselt joonistada sama suurusega. Ja kineetiline energia selle võrra on jälle natuke suurem, sellepärast et aineosakesed liiguvad rohkem. Nüüd, kui me vedelast me saame minna edasi gaasilisse näiteks, gaasilises olekus need aineosakesed lendavad üldse täiesti ringi, nad omavaheline seotus on minimaalne ja kineetiline energia on hästi suur, ehk siis potentsiaalne energia me teeme hästi väikse ja kineetiline on hästi suur. Ja nüüd, kui me räägime sellisest protsessist nagu kondenseerumine tähendab, et ta läheb gaasilisest jälle vedelikuks, see tähendab, et jällegi tema potentsiaalne energia vähenes, kineetiline energia samuti vähenes. Ja kui me nüüd räägime siit näiteks jäätumisest, siis vedelikust lähed tahkeks, see tähendab, et jällegi potentsiaalne energia, seda on rohkem, küll aga kineetiline energia selle võrra on väiksem. Me võime ka nüüd mõelda sellele, et kui sa näiteks mõtled jää peale, mõtled vee peale, siis mõtled gaasi peale, nüüd räägime veest siis, veeauru peale siis. Ehk siis, kui sa mõtled jää peale, jää on kõige külmem, kui sa seda käega katsud, sa saad temperatuuri sellele mõõta, jäätemperatuur on 0 kraadi ja nii edasi, või siis sul võib olla ka -20 kraadi või midagi sellist on 0-st allapoole igatahes, mis tähendab seda, et tahke keha siseenergia on madalam kui vedeliku ja vedelikul on veel madalam kui gaasilise. Siia juurde ma hiljem räägin ka sulamissoojusest, aga praegu see on üldkokkuvõte sellest, mis on siseenergia, kuidas see muutub ja sellest, mis on soojushulk. Ehk siis siseenergia on selle keha potentsiaalse ja kineetilise energia summa, ehk siis selle keha sees aineosakeste oma ja soojushulk on lihtsalt see siseenergia kogus, mis ära antakse või juurde saadakse. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.